Tervist, ma olen Fred Lausvee ja täna hakkame handplant'i õppima. Samm 1. Kõigepealt tuleb kindlasti kvartalis osata korralikku 1-8. Samm 2. Selle jaoks on vaja kindlasti esiteks footplant selgeks õppida. Nii on lihtsam handplant'i juurde minna. Footplant'i jaoks on vaja, see on üpriski lihtne trikk, selle jaoks on vaja kogu oma keha raskusega toetuda, siis sõltub kumba pidi sa sõidad, mina sõidan parem jalg ees, on kogu keha raskusega vaja parema jala peale toetuda siis seina külge. Ja seda tehes tuleb olla nagu julge, et mitte tagasi ennast hoida. Mis võib juhtuda, et sa jätad ennast liiga kaugele seinast, tuleb väikene, hästi pisikene footplant ja sa võid lihtsalt alla kukkuda. Kui footplant on selge, siis järgmine step oleks see, et sa proovid handplant'i ja footplant'i korraga vastu seina lükata. Teed täpselt samamoodi nagu footplant'i, aga lihtsalt proovid vaikselt, esialgu proovid käe lihtsalt lahti lasta, siis proovid seinale võimalikult lähedale saada. Kui saad mõlemad jala ja käe korralikult vastu seina, siis harjutad selle hästi selgeks endale, et see tundub mugav. Ja pärast seda sa saad proovida juba seda ilma jalata teha. Pead natukene rohkem toetuma keharaskusega käe peale seda tehes ja siis sa saad jala võtta ära ja siis alla kukkudes lihtsalt sisse rollida. Selle juures ka, mis võib ohumärk olla, on see, et sa ei julge korralikult vastu seina minna enda keharaskusega. Nii on palju raskem seda trikki teha ja sa võid samamoodi lihtsalt sealt alla kukkuda. Et sa pead minema kogu keharaskusega vastu seina ja siis sealt on juba lihtne tagasi sisse saada. Kui juba handplant'i proovid, siis pigem seda julgelt teha. Sa ei pea alla kukkumist otseselt kartma, kui sul läheb midagi valesti, sa saad kohe võtta jalad pedaalide pealt ära ja lihtsalt alla libiseda. Seda ongi kõige lihtsam seda kuskil lauges, aga sellises kõrgemas kvartalis ehk siis wallride'is näiteks. Ja mida laugem, seda parem, sa ei pea mõtlema sellele, kuidas sa sinna üles lähed, sa saad seda rahulikult teha ja saad kogu keskendumise panna handplant'i sisse. Ja nagu ma ütlesin, et alla libisemist ei pea üldse kartma. Sa võid kasutada mingit dressikat, et sa endale neid põletusvärki ei saa naha peale või siis küünarnuki kaitset, sõltub kumma poolega sa sinna peale lähed. Nii on ka julgem teha ja siis üks hetk lihtsalt võtad julguse kokku ja kütad. Kokkuvõtlikult kena harjutamist ja kui Vertvallis on asi juba käpas, siis võib seda proovida ükskõik kus mujal. Siin on näiteks saad kenasti posti peale seda teha, väga stiilne näeb välja või kuhu iganes, mis pargis võimalused on. Ja kena harjutamist ja tšau!